Hea küll, ma teen nüüd praeguse päeviku sissekande ära. Ma olen siin nii palju jamanud täna. No näed, kas tuleb see pilt ette ka? Selline pilt tuleb praegu ette. Ma ei ole nii friisinud ometi. Nii külm nüüd ka ei ole, eks ole. Ma küll rääkisin Snowpiercerist, aga nii külm see õhk ei ole, et ma selliseks kujuks oleksin kangestunud. Kas nüüd mikrofon püsib või vajub jälle? Ei, kurat, see vajub jälle. No, nii. Aga nüüd. No, hea küll, nüüd vist püsib. Mis siin siis nüüd probleemid on olnud, siis ma räägin sellest päevast, mis oli tegelikult eile. Ega ma hästi magada ei saanud hommikul, või ma ei tea, oli see hommik või, toodi ära üks asjandus. Nüüd ma ei saa jällegi näidata midagi, me teeme siis ainult raadiot seekord, et audiot. See kaamera vahepeal isegi hakkas toimima, nüüd ei toimi jälle. Oli selline lugu, et mulle toodi ära nüüd üks digitaliseerimise vahend. Mis see nüüd on? See tuleb nüüd aegluubis, see mis kunagi oli, jah. Hea küll. Igatahes toodi ära üks väike junn. Mis asi see on? See on umbes kõhusuurune junn, mingi Denver. Jah, ei tea, siit ei saa midagi näidata sellepärast, et kas ma nüüd saan näidata või? Jaa, nüüd on isegi näha seda junni siin natukene. Vaat selline junn toodi ära. Ja testisin seda heli kvaliteeti ka. Ja meelega, selle ma panin vist kinni juba, aga võib-olla ma saan Audacity lahti ja võib-olla seal on see alles, mis seal enne oli. Nii, recover ja tuli recoverdatud. Aga nüüd ma olen täitsa põnevil, et kas see, mis tuli, kas ma seda suudan maha ka mängida. Kuulake. Sellise kvaliteediga tuli muusikakeskusest. Ja nüüd sellest Denverist. Vahe oli ju täitsa olemas. Tundus algus see esimene pool tuhmim, aga võib-olla see tuleneb sellest, et ma olen muusikakeskuses lihtsalt, ma ei tea, see mikrofon vajub jälle ära, et muusikakeskuses ma olen lihtsalt sättinud bassid, värgid ja selles teises ja mitte midagi ei natuke annab, seal on mingi 5 valikut, mingi pop ja jazz ja tead küll need tavalised asjad. Igatahes tundub ka niimoodi, et kui ma Saksamaalt selle deki kätte saan, siis ma vaatan, millised valikud seal on ja siis ma valin parima välja, et võib-olla peab enne mingisugust equalizerit kasutama. Ja mulle tundus ka, et Denver mängib natuke kiiremini, võib-olla siis on selles vanas Panasonicu muusikakeskuses rihmad natukene nadid, eks ta kõik annab töödelda ju ka pärast, aga võiks juba kohe alguses väga hea kvaliteediga asja kätte saada. See oli siis, ma olin hästi väsinud, läksin uuesti magama. Ja ega ma siis vahepeal ei jõudnudki midagi väga pusida, ma siin otsisin infot millegi kohta, ma ei mäleta enam mille kohta, see oli nii ammu, sest ma eelmisel ööl panin uuendama oma Ubuntu 20.04 peale eisuse arvutis ja uuendas ära küll, ei olnud probleemi. Aga kohe hakkasid probleemid pihta, sellepärast, et ma ei saanud oma Argo Split keyboardi tööle. Nimelt need trikid, millest ma olen Mediumis kirjutanud, selle kohta Ubuntu 20.04 puhul enam ei toimi. Ja
noh, probleem ongi selles, et läägab hirmsasti, et ma kirjutan midagi ära, klaviatuur koosneb 2 poolest, vasakust poolest ja paremast poolest, ja siis ongi niimoodi, et kui ma vaheldumisi neid pooli kasutan, siis kogu arvuti jääb seisma mõneks ajaks, siis ma pean ootama. Ja see ei ole üldse hea. Samas see pen tablet toimib väga hästi, ma saan, praegu ta siis lülitatud, seda ma saan liigutada kursorit üle 2 ekraani. Aga see on mitte alguses niimoodi. Mul oli see GNOME, mis on vaikimisi Ubuntu 20.04 desktop environment. Ja ma ei leidnudki mingisugust lahendust sellele. Üks see sama tüüp, kes oli need workaround'id või ühe workaround'i kirjutanud, oli teise ka veel kirjutanud, ma proovisin seda, aga ma ei jõudnud seda isegi lõpuni viia, kuidagi mingisugune veel vanem versioon oli mul 20.04 peal, kui temal oli 19.10 peal selles liibmutterist. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla oleks lahendus see, kui ma proovin mingit teist desktop environmenti. No mis ma siis tegin? Panin Plasma tööle. Plasmaga ei toiminud ka. Oli vist niimoodi, et Plasmaga ei toiminud. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin siis Matet. Ma panin Mate peale. Aga noh, vahepeal ma käisin õpilase juures. Tegelesime kombinatoorikaga. Ei, kuulge, hommikupoole mul toodi ära mitte see junn hoopis, vaid üks teine asi, mida ma praegu ei näita, sest see on palju raskem. See on üks videomakk, see, mis saadeti Lõuna-Eestist, Tõnu Kalme saatis. Aga tuli välja, et see on lukus ja ma ei saa seda kasutada. Mul ei ole pulti, puldiga vist peaks selle lapselukku maha saama võtta. Nii et kui kellelgi teist on mingi üleliigne pult, siis anna mulle vaja seda. Ja DVD mängija ka, ja ta võttis sinise ekraani ette täitsa nende kaablitega, mis mul siin on. Aga midagi teha ei saa. Kasseti imeb sisse, välja annab ka, aga mängima ei hakka, sellepärast et punane võtmeikoon on LCD ekraanil. Ja see Saksamaa tekk, see jõuab kohale millalgi paari nädala pärast ilmselt. Ei, see peaks nüüd varsti jõudma. Ja see peaks, oligi vist selle kohta jah, et sellega läheb paar nädalat aega. Kurat, küll ma ei saa aru, miks nii kaua aega läheb, sellepärast ma maksin transpordi eest mingi megasumma, mingi 30 €. Ja ma pean ootama nii kaua, DHL. No ega mul samas kiiret ei ole ka sellega, aga asjad nagu ei jäädi appi, nagu ei lähe kokku omadega. Ja siis video osas, mul on 2 tükki soojas praegu, osta EE-s, üks oksjon saab täna vist läbi ja ühega läheb veel nädal aega. Et võib-olla saaks veel ühe videomakki mingi sellise, mis töötab, millega ma saan asja ära teha. Siis saaks vajalikud kaablid ka soetada. Siis ma veel mõtlesin, et uuriks selle kohta, kuidas GoPro Hero 8 kasutada veebikaamerana. Ja saab küll kasutada, saab mitut moodi. Saab osta media moodi ja HDMI kaabliga ära ühendada ja saab ka Wi-Fi'ga. Aga milleks? Kui mul on ju nii tore veebikaamera pilt praegu, mis lausa hüppab üles alla ja näitab siin mingisuguseid üksikuid kaadreid ainult. Ja ma saan ju nutitelefoniga ka piisava pildi saata, ma vahepeal tellisin ära ka uuema siis selle Xiaomi, mis ta oligi siis nüüd Redmi Note 9 Pro, 253 €. Jah. Sellega peaks saama küll väga korraliku pildi, et GoPro jääb ikkagi action cam'iks mul. Ma mõtlesin, et ostaks media mode'i
ja see maksab 83 €, noh ainus boonus oleks see, et kuna tal ka see USB-C ühendus jupsib aeg-ajalt, et siis see media mode võib-olla oleks abiks, et siis see originaali natukene hoiab, aga samas see ei ole algusest peale, see on nagunii mul juba veidi tuksis, nii et pigem las ta olla, see läheb garantii alla, see maksis ikka kõvad kullid. Ja seda media mode'i no väga ei ole vaja, mis ta lisab seal, lisab mikrofoni võimalusi, aga minu meelest see heli kvaliteet on piisavalt hea praegugi. Ja saab sinna külge panna valgust näiteks, valgusti, aga see on ka üsna mõttetu, sellepärast et ma saan selle ju eraldi panna kuskile. Ja see teeb kaamera raskemaks veel, kui kaamera on pea küljes ja seal on veel midagi raskemat, siis võib ju pea otsast ära kukkuda niimoodi. Ega mul siin see, ma ei tea, kui hästi see pea kinni on, logiseb. Vaatasin pilte, kuidas pannakse üks tellis ja teine tellis ja siis laotakse mingi 7 telliste kiht ja kõnnitakse nendega Indias. Need jah, nende digitaliseerimistega peab ootama päris palju nüüd. Mis siis ikka ei ole probleem, ei ole üldse mingi probleem, ma pean nii aega sellega tegeleda. Vot sinna doktorantuuri ma pole avaldust teinud ja ilmselt ei tee ka, pole nagu sellist teemat, mis mulle väga meeldiks. Ja mis siis veel, ma mõtlesin, et läheks maasikaid korjama või midagi. Tead, ei ole selleks ka väga aega ja mis ma sinna ikka lähen. Ma olin Viljandisse, ma saatsin arve ära ja õpilasele saatsin ka arve ära. Ja ma vaatasin, et mul peaks kokku tulema vist mingi 7 sotti juunikuuest. Nii et mul ilmselt on vaja nüüd ikkagi tõsiselt sebida tulubaas selliseks, et septembrist hakkaks korralikult sisse tiksema. Siis on ilmselge ju, et mul ei ole aega kuskile midagi korjama minna see suvi. Jääb vahele, iga suvi ei pea ka korjama midagi. Niigi siin 1 aasta oli niimoodi, et iga päev olin mingi 3-5 tundi metsas. Muidugi ma ei jõudnud midagi teha ja mul ei olnud mingit tulu ka siis. Proovisin mingeid väikseid asju teha, müüa mustsõstreid ja keegi ostnud. Enam ma selle jamaga ei tegele. Suurte asjadega tuleb tegeleda. Siis on rohkem aega tegeleda ka väikeste asjadega. Ja mis siis veel selle matega seoses, mulle see mate alguses päris meeldis. Pen tablet toimis, klaviatuur toimib suurepäraselt, ilma igasuguste modifikatsioonideta. Ma sain siia isegi Nightlighti peale, aga see oli niimoodi, et see töötas ainult mul ühel ekraanil 2. Ja siin ei ole seda automaatikat, mis on Gnomil mingi eraldi rakendus tuli paigaldada. Ja siis ma sain alguses üllatuslikult ka selle kaamera kenasti tööle, aga ma ei tea, miks see nüüd jupsib. Sest ma vahepeal upgrade isin ja mul on ilmselge see asi, et see sõltub tarkvarast. Mingid asjad siin ei jookse kokku hästi. Jah, sellised probleemid on. Aga põhiline probleem oli see, et ma tegin OBS-iga siis ühe katse nüüd ära. SM Player ei mängi üldse mitte ühtegi videofaili. Audiofaile mängib. VLC ei mänginud ka, aga kui ma Snapi versiooni panin, see mängib. Blender ei lähe üldse käima. Shotcut ei lähe üldse käima.
KDN Live ei lähe üldse käima, mitte ükski videotöötlustarkvara ei lähe käima mate peal. Et võib-olla ma peaks katsetama veel mingisugust desktop environmenti, et see mate äkki ikka kõige paremini ei toimi. Ja see oleks ka suhteliselt mõttetu, kui ma siin videotöötlust teen Gnomi peal ja siis tahan midagi muud teha, kirjutada näiteks, siis lülitan ümber mate peale. Aga võib-olla Gnomi peal ka ei toimi. 2024 peal, ma ei tea. Siis peab downgrade ima. See on ka nõme. Et aeg-ajalt on Ubuntuga meeletult palju jama. Aga ma tahtsin tegelikult ju rääkida seekordses päeviku sissekandes hoopiski laste kasvatamisest. Ja veel enne seda, kui ma hakkan laste kasvatamisest rääkima, ma loobusin library kasutamisest juba eos, sest juba teist videot ma ei saanud üles laadida. Proovisin 2 korda, viskas mingi hullu vea teate ja siis ma sain mingi copyright strike'i minu kõige populaarsem video Math Class Quarantine Disaster. Ma siin natuke näitan ka, mis ma siin ennast promon, kus see Chrome on siin, mis mul siin ees on praegu, mis ei näegi seda, siin. Okei, nii, Brighti on jah. Nii, vaatame siis, kas siin on ka see olemas. Math Class Quarantine Disaster. Kas selle otse ka üles leiab, ma panin seda Brightiani üles. No ja ongi matemaatika, näen täitsa olemas siin. Ja seal on veel niimoodi, et iga video, mis üles laetakse, läheb kõigepealt ülevaatamisse. Ja see vaadatigi üle ja mingit probleemi ei olnud ja läks, näevata 8 vaatamist on juba 18 tunniga. Aga kui YouTube'is oli, siis oli ikka, ma ei tea, 5-kohaline arv juba tuli neid ja siis võeti maha. Sellepärast ma panin selle nüüd siia. Ja. Siis veel. Laste kasvatamist pidin rääkima. Aga mis sellest rääkida siis? Ma olen täheldanud seda, et kunagi mis asja? Nüüd kaamera töötab nagu suht okeilt ja ma ei tea, vilgub siin natukene. Ja. Imelik. Vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. No ja siis. Väike lag on selline, väike delay. Ja. Me vaatame ümber ringi, on palju pätte, eks ole. Häid inimesi on ka muidugi. Koolikiusamist on palju. Oli siis, kui mina koolis käisin, oli enne, oli pärast. Aga miks? Võib-olla sellepärast, et sellist kiusamist on ka kooli väliselt ja poliitikud kiusavad. Põhiline sõnum, mis ma tahan öelda, on see, et kui vanemad lapsi kasvatavad, siis nad peaksid maast madalast juba jälgima, mis sellele lapsele teha meeldib. Näiteks lapsega kusagile ronima. Väga hea, las ta ronib, me ei hakka keelama teda. Teeme talle võib-olla natukene sellise turvalise keskkonna, kus ta saab ronida. Pakume talle uusi ülesandeid. Võib-olla millalgi ta ronimisest tüdineb, tahab midagi muud proovida, las ta ise avastab siis selle. Mitte, et me paneme talle ette, mida ta tegema peab. Paljudes peredes on see probleem, et näiteks kui ema või isa on läbi kukkunud mingis valdkonnas, siis nad tahavad, et nende järeltulija kindlasti selles valdkonnas tegijaks saaks. Või ka vastupidi, kui ise oleks mingis valdkonnas kõva tegija, siis tahetakse, et järeltulija ka oleks.
noh, õiglane oleks see, kui järeltulija ise avastab, et mu isa on selline väga vinge, mis iganes ala mees, ma tahan ka seda asja teha, kui ma suureks saan. Aga mitte nii, et isa ütleb, sa pead nüüd hakkama ka seda asja tegema, sa pead meie pereäri edasi ajama või midagi sellist. See ei tööta kunagi hästi. Kui mina väike olin, siis ma unistasin 2 elukutsest. Üks oli ehitaja elukutse ja teine oli bussijuhi elukutse. Ma olen siin maailmas elanud nüüdseks 42 aastat ja ma ei oska peaaegu mitte ühtegi, ma ei oskaks maja ehitada. Ja ma ei ole mitte ühtegi bussi juhtinud. Ja miks see niimoodi on? Sellepärast, et vanaema, kes need kõik olid, ütlesid mulle, et kuule need telliskivid, need on nii rasked. Mulle meeldis vaadata, kuidas müüri laotakse. Pannakse niimoodi ilusti siledalt üksteise kõrvale, mingit möga sinna vahele ja siis laotakse seda müüri. Mulle meeldis vaadata seda ja ma tahtsin ise seda ka teha. Olid olemas sellised salvoklotsid, ma vaatan, mul on siin kuskil alles ka. Ma praegu kätte saan, kus see kast võiks olla. Mis koolikotis on ka, ma ei tea, ma ei viitsi praegu otsida. No teate küll, nagu Lego klotsid, aga suuremate nende kinnituskohtadega. Ja neid toodeti otse Eestis, Salvo, kus tehti ka kelkusid ja minisuuskasid, see plastmassist asju tehti seal. Enam mis Salvot ei ole, ma ei tea, mis sellest sai. Ja mul oli üksjagu neid klotse ja mulle meeldis nendest ehitada, nendega sai ilusti sirgelt müüri laduda. Ja olid ka sellised puidust, nendest Venemaal tehtud nagu palkmaja, sellised väiksed. Nendega mulle meeldis ka toimetada. Ja minu meelest, kui laps ütleb, et ta tahab ehitajaks saada, siis ei tohiks talle öelda, et kuule, need kivid on ju nii rasked, et sa ei jõua neid tõsta. See on väga raske töö, ära taha seda teha. Ma arvan, et kui mulle ei oleks seda öeldud ja oleks edasi nagu arendatud, oleks näiteks loodud, meil oli Suvila krunt, seal Kernu vallas või Saue vald, ma ei tea, mis see on seal. Ruilast edasi Pärnu poole. Seal oleks saanud ju niimoodi teha, et kas või puidust mingisugused klotsid. Ma oleks saanud mingi minimaja ehitada või midagi. Aga selliseid võimalusi mulle ei loodud. Kohe pandi nagu piir peale, kuule, see on väga raske asi, ära seda taha teha. Nojah, siis. Aga must oleks võinud saada väga vinge ehitaja. Must võib veel saada väga vinge ehitaja. Mul ei ole väga aega tegeleda, ei ole ka kohta, kus tegeleda sellega. Teine kord. Ja miks must siis bussijuhti ei saanud? Kui ma trolliga sõitsin või ühistranspordis, siis ma hoidsin kinni seal, kui ma istusin tooli peal, siis eesmise tooli käetoest ma hoidsin kinni, kui ütlesin ette, et see on rool. Et kui oli vaja paremale keerata, siis ma keerasin paremale. Ja mulle väga meeldis vaadata, kuidas trolli või bussijuht vajutas neid nuppe seal, neid värvilisi nuppe, millega sai uksi avada ja siis uks läks lahti, uks läks kinni. Seal oli omaette kabiin ja siis ma oma lapsevankriga, mida vist isegi minu venna jaoks kasutati Suvila territooriumil, sõitsin ringi, tegin sinna liini ja siis vahel kujuteldavaid reisijaid vedasin, peatused olid ja puha. Ja samuti paberi peal ma tegin kaardi ja mängunuppudega mängisin logistikat läbi. Mulle väga meeldis seda teha. Aga seda ei soodustatud kuidagi viisi. Isegi mitte väga autojuhtimist, vahel isa proovis mulle midagi õpetada, aga sellest jäi ikka väga vajaka. Toona ei olnud ka väga selliseid võimalusi meil, et miniautod olid need, millega laps sai sisse minna ja siis pedaali talluda ja siis see liikus edasi. Või seal oli nagu jalgrattas, pedaalid.
aga sellega kusagil linna asfaldi peal oleks olnud hea sõita, aga maal kruusateel ei saa väga. Ja tänapäeval on paremad, sellised mini-elektriautod, siingi aeg-ajalt näen, et üks laps sõidab ringi elektriautoga. Oleks saanud kas või niimoodi teha, et oleks rääkinud mõne bussijuhiga, et kuule, et kas me võime niimoodi teha, sõidame liini läbi, et kabiinis laps istub kõrval ja vaatab siis, mis sa kõike teed ja sa seletad talle. Mina küll seletaksin, kui minu käest keegi küsiks. Kindlasti oleks mõne sellise bussijuhi leidnud. Aga seda ei tehtud. Ja kui ma tennist tahtsin mängima hakata palju hiljem, siis seda mulle ka ei võimaldatud, öeldi, et see on liiga kallis. Ei saa. Nii ongi mulle mitmesuguseid piiranguid seatud ja eks ma ise olen avastanud neid asjad, mis mulle teha meeldib. Mida sai teha, siis natukene arvuti asju, tekstitöötlust mulle meeldis teha. Kodus mul arvutit ei olnud, aga kui ma kuskil sain kasutada, siis oli äge. Ja kui niimoodi jälgida maast madalast, mida laps teeb, kuhu poole ta liigub ja soodustada seda liikumist, siis temast saaks väga vinge tegija, ta naudiks seda, mis ta teeb. Mitte ta ei peaks tegema midagi vastu tahtmist. Minulegi püüti midagi vastu tahtmist peale suruda sellise muusika. Ja seetõttu muusika mängimine sai minule väga vastumeelseks. Mu ema on olnud kaua aega klaveri õpetaja, pianist ja ta tahtis, et mina ka õpiksin klaverit mängima. Võib-olla oleks olnud väga tore niimoodi, et kui ta ei oleks kodus seda teinud. Kusagil mujal, ta läheb kuskil ära, huvitav ja teada, mis ta seal teeb, kas ma võin ka kaasa tulla. Aga ei, ta klimberdas tundide kaupa kodus. Mul oli kõrini sellest, ma ei tahtnud seda enam kuulata. Õpilased käisid tal ka kodus, ma pidin teise tuppa minema, vaikselt seal olema. Vahel ta võttis mind kaasa kuskile Saku muusikakoolist ja õpetas, siis ma läksin ise laua alla ära, tegelsin oma asjadega, sest ma häbenesin teistega ära suhelda. Ma kartsin. Ma olin üksik laps. Ja siis pandi mind juba enne kooli viiulit õppima. Ainus, mis mulle seal meeldis, oli joonistada noodivihikusse. Kahjuks mul see ei ole järel. Ma ei tea, kus see on. Võib-olla seda ei olegi enam. Aga viiulit mängida mulle ei meeldinud. Koolis millalgi 7. klassis vist õpetati plokkflööti mängima. See oli hea lihtne, siis juba mulle see meeldis ja sellepärast mulle siiamaani meeldis. Proovin, kas mul on meeles üks põhilaul, mis meile õpetati, Šoti rahvapiis. Midagi on meeles küll. Ja vahel tahan lihtsalt mingit suvalist viisijuppi mängida, siis võtangi selle pulga ja mängin. Väga hea, mõnus, lihtne. Mul on siin taga üks elektriklaver ka. Vahepeal mõtlesin, et hakkaks õppima. Mis sest, et ema kunagi tahtis mulle õpetada ja siis ma ei tahtnud õppida, aga nüüd ma tahan, et pole aega. Natukene õppisin ka. Tore on, mõnus on muusikat teha. Päris riistaga. Ja. Sest, et nüüd on huvi, nüüd mind ei tüüdata ära sellega. Kui midagi räigelt peale surutakse, siis tekib vastumeelsus. Vähemalt minu puhul on niimoodi.
ja need asjad, mida ma naudin, need on need, mis ma olen ise avastanud, näiteks tennisemäng, näiteks orienteerumine. Mind meelitati orienteeruma, mitte ei surutud peale, mind meelitati ja mulle hakkas see meeldima. Kus ma Ladina-Ameerika tänavatantsuse käisin õppimas ka oma algatuslikult. Mõtlesin, et äkki meeldib ja oi, kuidas hakkas meeldima. Mõned asjad ma olen proovinud, ei ole meeldinud korras. Minu vennal oli niimoodi, et talle pandi üks asi peale, proovis seda, ei meeldi, tuli ära. Tal oli selline tugev iseloom. Aga mina ikka jäin tegema nui neljaks seda asja, kuigi see oli mulle vastumeelne. Sest mul oli nõrgem iseloom. Et nüüd on tugev iseloom. Nüüd on see vastu isegi võib-olla liiga tugev. Ja võib-olla sellest oli kasu. Aga jah, ega ma ei ütleks, et ma oleks lapsepõlves just sellise toe saanud, et ma nüüd oleksin arendanud ennast just selles suunas, mis mulle meeldib, sest ma ei teadnudki mitte mingit suunda, siis mulle lihtsalt pakuti ette. Ma mõtlen, kas ma kooli oleksin tahtnud minna. Ma arvan, et ma oleksin sellepärast, et kui ma meenutan seda, kuidas ma esimest korda kooli läksin, see kõik oli nii tore, et kooli vorm, müts oli, vormimüts, musta nokaga, valge triip, sinine. Oktoobrilapse märgi saime rinda, hiljem oli see pioneerirätik, siis pliiatsid, vihikud, õpikud, aabits, siis see, ma ei tea, paberid kaante ümber panemine, ranits, need uued asjad, need materiaalsed asjad, pinal. Mulle meeldis see. Ja mulle meeldis õppida ka, mulle meeldis ülesandeid lahendada. Ja siiamaani meeldib. Sellepärast ma õpetan ka. Aga võib-olla ma oleksin valinud veidi teistsuguse kooli siis või kui oleks olnud valida või midagi. Sest mulle meeldis küll, et ma ei pidanud üle väegi suure tee minema, koolini oli 200 meetrit või mis 200, võib-olla isegi pool kilti. Lähedal koolile elasin. Aga kooli kiusamist oli palju, see mulle ei meeldinud. Mõned asjad koolis ei meeldinud mulle ka. Ja nad räägivad, et Soomes vaadatakse, et millised anded lapsel avalduvad ja siis suunatakse laps vastavalt sellele neid andeid edasi arendama. Eestis väga vähe tegeletakse sellega. Paljudel vanematel ei ole nagu aegagi oma lastega tegeleda. Siis pannakse lapsed lasteaeda sinna näiteks või kooli, kus nad saavad kokku teistega ja kui ümberringi on sellised pätimoodi lapsed, siis saab temast ka pätt või pätimoodi laps. Ega ma praegu rohkem ei viitsigi siin rääkida. Indrek Osila jälle saatis vahepeal ühe sõnumi. Tahab ikka kokku saada ja tunnikese rääkida mulle oma murest. Ma ei saagi aru, mis ta täpselt tahab, mingisugust nuppu, millele vajutades tekiks mingi dokument mingi asja põhjal. Ja ütles, et ta tahab hübriidi sellest, et osata ise teha ja et mina midagi teeksin. Ma ei tea, ma võin temaga kokku saada küll, aga ma ei tea, öelgu siis millal ja kus. Jumalauda. Ma küsis, et kas täna või mis ma täna teen või eilse kohta. Kirjutasin pooleteise tunnise aja vahemikku, mil ma olen matemaatikat õpetamas. Selle peale tuli vastus, homme siis äkki. Okei, räägime hommikul üle, ma ei tea, hommik on paari tunni pärast, ma ei kavatse küll hommikul üleval olla, ma kavatsen magada.
aga hea meelega saaks kokku ja räägiks. Tulu on vaja. Niisama ma ei hakka tegema, mul ei ole aega. Aga kui ta hästi maksab, siis ma teen talle hästi ka. Asju, mida ma ei ole lapsepõlves õppinud. Lapsepõlves ma võib-olla arendasin süstemaatilisust, aga konkreetselt selliseid asju ma ju ei õppinud. Ei saanudki õppida, ei olnud väga selliseid vahendeid siis. See on muidu järgmine teema, millest ma järgmisena tahan rääkida. See ajas rändamine, et mis siis, kui ma rändaksin tagasi aastasse 1978 ja kogeksin seda maailma, kuidas see siis oli. Ma näitan selle kohta ühte asja, selle nimi on Dark. Ma ei tea, miks ta Dark on, sest see on saksakeelne kõik. No võt see asi ongi 3 hooaega vist juba on tehtud. Kui ma vaatan, siis on kõige uus tegelane. Aga tema oli üks peategelane. Ma vaatan alles esimest hooaega. Esimene hooaega mul vist poole peal. See on üks loogilisemaid ajas rändamise seriaale. Ja kui ma vahel olen vaadanud mingit seriaali või filmi, milles näidatakse story't mittelineaarselt, siis siin on ka niimoodi, aga siin see mittelineaarsus on lineaarne. Ja kui sa vaatad selle sarja ära, siis pärast ei ole enam probleemi ka tavalise mittelineaarse story kogemisega. Siin pannakse need ilusti paika. No loost oli selline, kus asjad olid väga segamini lõpuni välja, lõpuks ei saanud mitte midagi aru, mis asi see ikka oli siis. See saar. Aga siin Darkis juba alguses on asjad vähemalt nii palju selged, et kuidas see asi toimib. See, et miks ja tehniliselt, kuidas see võimalik on, ei olegi nii tähtis minu jaoks praegu. Aga igatahes see on väga huvitav sari ja on siin esimene hooaeg, kus maani ma olen siin nüüd vaadanud siia Crossroadsini vist 7 osa on ära vaadanud. Nii, ja siis on veel siin 3 osa esimest hooaega. Mis nad siin näitavad? Snowpiercerit. Siin veel huvitavat on. Rohkem ei olegi siin midagi huvitavat. Muidugi 100 läheb ka edasi, aga ma vaatan enne kõik Darki osad ära. No kõik on saksa keeles ainult, et pealkiri on Dark. Ei ole dunkel, vaid on Dark. Nii et see on siis järgmine teema, et mis juhtuks, kui ma läheksin aastasse 1978, kuidas ma seal hakkama saaksin, kuidas teised minuga hakkama saaksid. Vot nii. Järgmise korrani. Ja see nüüd läheb üles, kuhu ta läheb üles YouTube'i nagu ikka ja Brightoni library'sse ma enam ei pane.